Nüüd on meil tänased ettekanded kuulatud, kuid meie konverentsi lõpuks tahan ma siia lavale kutsuda veel kord mõned tänased esinejad, et pidada maha selline ühine arutelu Mulgimaad puudutavates küsimustes. Ma kutsun taas siia lavale Supersky tegevjuhi Mart Lubi, Mulgi vanema Arvo Malingu, ettevõtte Tšaga Health tegevjuhi Siim Kabritsa ja kultuuripealinna eestvedaja Ave Grenbergi. Palun, tulge siia lavale. Pärast neid tänaseid ettekandeid, aga loomulikult teie kõik olete ju ka Mulgimaaga igapäevaselt seotud. Vaadates sellele, mis meil täna on olemas ja mis meil toimub, siis mis teie arvates on täna Mulgimaal tõesti väga hästi ja mille üle me võime suurt uhkust tunda? Ave, võib-olla alustame sinust. Mulgimaa on väga kultuuririkas piirkond. Siin on meil oma kõva identiteet, oma keel, oma pärimuskultuur ja meil on mida näidata ja mille üle uhked olla. Siim. Mina tooks välja trendi, et kui me vaatame seda Mulgi teema nagu taas tulemist, siis iga aasta näha, et neid mustreid on rohkem, neid inimesi on rohkem, nooremad põlvkonda rohkem, inimeste selline valmisolek öelda, et ma olen mulk, et see tahe on olemas ja see on kasvav ja see teeb nagu rõõmsaks, et see suund on õige. Ja ma mõtlesin ka selle peale, et olles teinud väga kaua rahvatantsu, siis me nõukogude aja lõpus ja ka siin Eesti aja algul olime väga uhked, et meil on väga ilusad või selle muhu seelik seljast tüdrukutel ja poistel Viljandi peigmees. Aga me oleme tõesti nende aastate jooksul, mis see Mulgi Kultuuriinstituut on seda asja vedanud 25 aastat, on tegelikult ikkagi see, et me kõik oleme saanud selga Mulgi riided, setod on oma valged kuued üles leidnud, et me tegelikult iga rahvakild, kes Eestis on leidnud oma juured nagu üles selle aja jooksul, mida me Vene ajal oleme tegelikult ära kaotanud ja selle peal on nagu hea uuesti üles ehitada kõike. Mart Lubi. Jah, no mina ei ole selles mõttes, ma ei saa öelda, et ma nüüd igapäevaselt oleks otseselt nii-öelda Mulgimaal, aga jah, siit just nagu läinud. Aga ma olen nagu nõus võib-olla ka, ja et üks asi, mis mulle väga nagu sümpatiseeris, mulle tundus just see mustri teema, et see on, ma arvan, sellel on hästi tugev potentsiaal, et see on kindlasti väga hästi ja teine võib-olla ka see nii-öelda see identiteedi nagu kuidagi tunnistamine, inimesed saavad aru, kus nad tulevad ja nii edasi, et lõppkokkuvõttes see ongi oluline, eks. Ja kui sealt kuidagi siduda sellise mingisuguse hea looga ära, siis ilmselt ongi päris hästi juba. Võib-olla lisaks veel ühe asja, mis puudutab ka väikeettevõtjate tegevust, et kogu see koostöö on hakanud pihta ja järjest kasvab ja koha peal ka kogu see kogukond on valmis neid tooteid ostma. Võib-olla need tooted ei ole kõige odavamad, aga just see valmisolek toetada seda mõttelaadi ja tihti on ka, et kuidas ma panen oma tootele siis peale selle mulgimärgi ja et aga ettevõtjad saavad aru, et see on uhke asi, et panna sellele peale.
Jah, ma võin omalt poolt öelda kommentaariks, et tegeledes igapäevaselt turismivaldkonnaga nagu üle Viljandi maakonna, siis selgelt on näha, et nagu Mulgimaal see koostöötahe ja tegelikult ka reaalsed sammud on nagu praeguseks kõige kaugemale jõudnud. Ja just see Mulgi Väiketootjate Liit on nagu ka hea näide siin juures. Aga olles nüüd rääkinud sellest, et mis on meil hästi ja mis on meie tugevused, siis mis on teie hinnangul praegu sellised takistused, mis hoiavad veel seda mulgikultuuri arendamist ja Mulgimaa elu tagasi? Hakkame siis võib-olla Arvo Malingust pihta. No ma arvan, et nii nagu siin varem ka räägitud on, et see meie keel on see meie selgroog, et ju kõige peamine tunnus on meie keel. Et selles osas on tõesti kahju, et seda räägitakse üha vähem või kõneldakse üha vähem. Ja tegelikult tehakse väga head tööd lasteaias, aga millegipärast koolides on me ei ole jõudnud täna kooli, väga paljudesse koolidesse, et seal ka seda nagu keeleõpet nagu sisse viia ja siin ma olen arvanud, et tegelikult võiks olla natuke ministeeriumi tuge, ka riigipoolset tuge natukene, et sageli me ei ole saanud nii head koostööd, et koolidega, et keel sinna sisse läheks. Ja tegelikult, mida ka Lalli puudutas, et tegelikult oleks meil vaja ka väga metoodilist materjali just selle keele õppeks ja kindlasti, mis on ka väga oluline, on tegelikult see foneetiline materjal, et see mulgi keel on natuke niuke pehmema kõlaga kui eesti keel, et meil oleks nagu see õppematerjal olemas, nii et seal on nagu väga palju vaja tööd teha, ma arvan, et selle keele osas, et ülejäänud on ju, need on meie juured, ülejäänud on tegelikult ju majandus ja kõik, mis selle ümber tuleb, et tegelikult kui siin me rääkisime siis hästi Tootjate Liidust, et me oleme 25 aastat nüüd seda Mulgikultuuri Instituuti on nagu seda vedanud, seda mulgi identiteeti ühest küljest, siis me oleme kogu aeg rääkinud seda, et Mulgimaa ei ole Mulgikultuuri Instituut, vaid Mulgimaa peaks hakkama altpoolt, et me küll võib-olla esindame kuskil, võib-olla kutsume midagi ellu, võib-olla ka inspireerime kedagi, aga tegelikult see tegelik Mulgimaa tuleb altpoolt, nii nagu need väiketootjad, keelepesad, ma ei tea, kultuuriseltsid, et kõik see, mis sealt altpoolt tuleb, ja seda on hea näha, et tõesti tulevad juba. Mina lisaks, et võib-olla sellist mõtlemise piirid, et meil on 2 maakonda ja et kuidas me siis teise maakonna nagu, et see Mulgi asi on olnud ju nagu rohkem selline Viljandimaa asi ja siis Viljandimaa sees on ka, et kui ma olen ikka Kolga-Jaanis või ma olen seal Viljandi vallas teatud siis ütleme Viiratsi ja muud piirkonnad, et kas ma siis olen Mulk või Viljandis, et kas ma siis olen Mulk või kuidas ma ennast nagu positsioneerinud, et sellise mõtlemise piirid on, mida tihti ise nagu tõmmatakse ette ja see takistab seda, aga see on ka ületatav ja see liigub ilusti paremuse suunas. Mart Lubi, mõneti nagu kõrvalseisja pilguga vaadates Mulgimaa peale, et kuidas sinul tunne on, et mis hoiab Mulgimaad tagasi? No jah, seda on selles mõttes huvitav öelda või keeruline võib-olla nii-öelda hinnata, aga mis ta võib hoida, mul pisut nüüd vahepeal ka siin vestlesin, et võib-olla see on selline see koostöö, ma saan aru, et see on läinud paremaks ja inimesed teevad rohkem koostööd, aga see koostöö kipub olema ikkagi selline asi, kus mingis mõttes kõik peavad tõdema, et kõik peavad midagi ära andma, et siis nii-öelda koos justkui midagi koos saavutada.
kõik peavad koos kuidagi mingisugust tahtma saavutada mingisugust ühist kompromissi või eesmärki, mille poole nagu liikuda koos, eks. Et kindlasti, see ongi seesama, et me kõik iseenda sees võib-olla tahaks teha täpselt just nii, nagu meie oleme. Aga me üksi jääme ju väikseks, eks. Me ei paista välja. Et meil on vaja teistega koostööd teha. Nüüd küsimus on see, et kuidas anda nagu järgi ja kuidas ise olla valmis millestki loobuma, et saada midagi nagu suuremat ja midagi nagu sellist, mis siis paneks võib-olla nii-öelda kogu selle asja kuidagi liikuma ja kõrgemale, kaugemale. Et me ei saa kõik ju tulla eraldi hästi erinevate nii-öelda juttudega välja või selliste lugudega. Meil peaks olema mingisugune üks ja sinna alla võib alati need teised lood pärast ju sättida. Aga see üks peaks olema selline, mis on nii-öelda kõigile mõistetav ja mida on nagu lihtne ka kõigile teistele siis nagu edasi võib-olla öelda. Et võib-olla see on äkki mingi selline asi, et natukene kompromissi valmidus siis valmidus, natukene mingisugust uhkust võib-olla alla suruda ja olla valmis just nii-öelda seda kuidagi nagu avatus sellistele uutele asjadele, et see konservatiivsus on ühtepidi hea asi, et seesama, mis me räägime, et see keel ja kultuur ja kõik see nii-öelda, mis on olnud nii-öelda, need on olulised loomulikult. Aga see, et nii-öelda, kui me tahame saada suureks, me peame olema julged, me peame võtma mingisuguseid riske. Ave Kremberg, mis on Mulgikultuuri Instituudi vaates see, mis takistab mulgikultuuril veel suuremaks kasvada? Ütleme, et projektipõhine töö on see, mis võtab kogu aja. Et me saame arendada keelt, kultuuri ainult projektipõhiselt, et meil ei ole kindlat rahastust järjepidevate tegevusteks. Et pigem ma näen, see on takistus ja meil on ka vähe inimesi, kes tegeleks rohkem keelekultuuriga. Küll on meil keelekultuuri õpe, et Alli ja Kristi teevad murderinge ja Alli käib ju lasteaias, õpetab lastele, et tekitada seda algteadmist, et mina olen mulk ja tean, et on selline murdekeel olemas, aga meil on enam vaja inimesi, kes tegeleksid mulgi keele õpetamisega. Ma juba Avelt tema ettekande lõpus küsisin seda, aga mis võiks olla nüüd peale seda soome-ugri kultuuripealinna aasta lõppu järgmine suur mulkide ühine eesmärk või ettevõtmine? Et Siim Kabriks, hakkame sinust pihta. Ega ma vastan siin kohe, et Soogleme keskus, et see ei oleks ainult väikse elitaarse grupi keskuseks tekiks, vaid et see kõik inimesed Mulgimaal saavad aru, et see on tegelikult meie enda asi, see on meie enda võimalus. Et see ära sisustada just nende lugudega, selle mulgi nagu lugudega, et neid lugusid on meil palju ja nagu ma oma ettekandes välja tõin, et meil on neid lugusid, mis maailma muutvad lood. Meil on väiksemaid lugusid, aga neid on tegelikult väga palju ja siis ka ettevõtjad saaks aru, et see tegelikult on unikaalne võimalus, see on nagu maamärk. Eks me natuke oleme ju kadestanud setosid, et setodel on see olemas olnud ja see on alati nagu võib öelda, et mis see nagu on, aga see on kuidagi, sa viid kohale, inimesed tunnevad jah, et see on üks nagu selline maamärk. Ja kui selle maamärgi ümber tekib selliseid kvaliteetseid teenuseid ja inimesed on uhked, siis ma arvan, kogu piirkond võidab. Arvo Malink, et kuidas viia see Soogleme idee ja selle ehituse vajalikkus kõigi Mulgimaa inimestele, et kõik mulgid tunneksid, et nad on osalised selles ettevõtmises? Siin Sooglemest Siim juba rääkis, et tegelikult on ta ikkagi, ütleme, Mulgimaa omavalitsuste poolt loodav maamärk, mis peab toetama kogu Mulgimaa tegevust, et ta on koht, ankurkoht, kuhu meie külalised saavad tulla ja nüüd sealt edasi peab ta linkima ülejäänud Mulgimaaga, et selles mõttes ma kutsun kõiki nagu Mulgimaa inimesi, kes soovivad läbi selle saada nagu
mingit võimendust kas oma kultuurilisele soovi elluviimisele või siis ka ettevõtlusalasele või lihtsalt identiteedi küsimuses, siis ikkagi kuidagi leida see kontakt selle Sooglemäega ja saada see võimendus läbi selle, ja see on nagu oluline, et ta läheks täna käima, see Sooglemäe, siis sealt saab ka kogu Mulgimaa nagu oma võimenduse kätte. Ja me räägime, et me peame olema väga suured. Ma arvan, et me ei pea väga suured olema, me olemegi väga pisikesed, sest meid on ju 20 000 umbes Mulgimaal, meid on 5 kehelkonda, täna 2,5 valda. Et tegelikult me peame tundma ise, et meil on siin hea elada, et me tunneme uhkust selle üle, enda kodukoha üle, enda keele üle, enda mulgiks olemise üle. Ja kui see paistab välja, siis ma arvan, et on inimesi, kes tahavad meile külla tulla, kes tahavad meie teenuseid tarbida, meie häid tooteid, kus on palju positiivsust tarbida, nii et selles mõttes mulle, me just lauas rääkisime sellest, et Viljandi Kultuuriakadeemia, et ta õpetabki nagu olema nagu enda peremees, mitte ettevõtja, vaid just peremees. Et selles mõttes tahaks ka loota, et Mulgimaal on hästi palju peremehi. Kui ma pean tunnistama, et mina sünnipäraselt ei ole mulk, aga täna see mulgi kuub ja see mulgi kaabu selga pandes, ma pean ütlema, et see on väga hea tunne. Mart Lubi, teie olete hetkel siin laval ainukene, kes ei ole mulgirõives, aga mis on teie jaoks see mulgi identiteet või see side, mida te tunnete oma kodukandiga? Kodukant on ilmselt kõigile kuidagi nii-öelda väga südamelähedane, et see on ju sinu lapsepõlv ja kõik see, mis sellega nii-öelda need pildid on sul ikka ees, eks. Et mis ikka mõtled, sa ju mõtled ennekõike, mis sa siis nagu kogesid seal nii-öelda lapsena, sa mõtled ju oma vanavanemate peale, keda sa võib-olla väga pikalt ei näinud ja mis sa nendega koos tegid ja kõik selline asi, mis sinna nagu juurde käis, aga et nii-öelda tuua nüüd midagi otseselt välja, et mis see nüüd on siis nüüd nii-öelda minu jaoks täpselt, mis see nagu tähendab, eks, et ma kui nüüd mõelda niipidi, et kui sa sõidad Tallinnast Viljandisse või Viljandi poole või juba sealt nagu edasi, mis nagu kõige rohkem muutub ju maastik, eks. Et läheb selliseks künklikumaks ja nii-öelda see vaheldusrikkamaks kogu see nii-öelda kas või maastik. Et ma arvan, üks on võib-olla see, mis ma nagu mäletan, mis vanaisa ütles, oli see, et kui me kunagi käisime Pärnus, siis ta ütles, et näed, see on küll täitsa tore koht käia, aga siin, kui mul isegi pakutakse, me mäleta täpselt kui palju maad, siis me seda kunagi ei võtaks, sellepärast, et ikkagi see viljakas maa, see on ju Viljandimaal või ütleme täpselt seal, kus ta siis oli. Et see on nagu mingisugune selline asi, mis on nagu sellest ilmselt nagu meelde jäänud. Lisaks sellele Sooglemäe keskusele tõstatati ju tänasel konverentsil veel üks mõte järgmiseks suureks mulkide eesmärgiks, mis oleks see UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja püüdlemine. Et mis on teie hinnangul see mulgi kultuuri ilming, millega me võiksime sinna poole püüelda? Ave, äkki sina alustad? Ma olen ka mõtisklenud selle üle, et ikkagi meil on need arhailised mustrid, mis kõnetavad meid kõiki hõimurahvaid. Me nende mustrite kaudu saame rääkida oma lugusid ja nendel on oma tähendused, oma kaitsed, oma ilmningud ja ma olen mõelnud ka mulgitoiduga, et see ongi meil koos mõtlemise koht, et millega minna UNESCO vaimse kultuuripärandisse.
kui tohib lisada, siis mina panustaksin ka selle mustri peale väga. Ja meil on nüüd Tšaga nüüd ju. Mina panustaks haridusse, see hariduse lugu, et just investeering mitte ainult esimesse poega, vaid kõik lapsed, ka tütarlapsed ja nagu president on öelnud, eelmine president, et kui vaadata Eestis naisi, kes saavad ette näidata naisliini pidi, et neil on 5-6 põlve järjest kõrgharidusega naised, siis on ainult valdavalt mulgitaustaga naised. See on nii võimas lugu, et see tänapäeva maailmas, see läheb korda. Et see näide, et teistmoodi mõtlemine. Et just ka kogu see mulgi mõtlemine, et see varandus või vara, et ei ole see vara, mis ainult kaela mahub, vaid et vara võib olla haridus ja vara võib olla ka kinnisvara. Et see lugu laiemalt. Aga see hariduse, jah, mulle tundub ka, et see hariduse võiks olla mingisugune selline, ja mitte lihtsalt nagu üldiselt hariduseks, et üldine haridus on ju meil ju ilmselt üsna hästi kättesaadav igal pool. Aga just, et võtta nüüd mingisugune selline konkreetne suund, millega oleks võib-olla see Mulgimaa just nii-öelda nagu tuntud on ju. Et kui me võtame ise võib-olla mingit paralleeli, aga ikkagi peab vaatama ja kellegi võrdlema, on ka see sama kood Jõhvi, eks, kus siis võeti nii-öelda see IT-suund ja see on nagu seal, et miks mitte, et see võiks olla ju, kas ongi näiteks kuidagi kultuur ja see kultuuri asi on siin kuskil nagu olemas või see võib olla mingisugune konkreetne reaalaine nagu matemaatika, füüsika ja nii edasi, et kus, miks mitte panustada sinna. Et see, jah, haridus on kindlasti see, mis viib kaugele ja see, mis, ma mäletan, kuidas mulle lapsena öeldi, see oli vist kuidagi selline, et haridus on kõige olulisem, sest see on kogu aeg sinuga kaasas, et seda ei saa sinult keegi ära võtta, eks. Kõik, mis on nii-öelda materiaalne, selle sa võid alati kaotada. Aga kui sul on nii-öelda haridus, kui sul on need teadmised, siis sa saad selle alati tagasi. No võib-olla mulkidel ka ettevõtlikkuse suund hariduses. Et kuna mulgid on olnud kogu aeg nutikad ja ettevõtlikud, siis võiks me seda ka oma noortesse ja lastesse süstida ja võib-olla rohkem õpetada ka seda maailma ja neid selles ka kasutada ja kaasata erinevates ettevõtmistes ja tegemistes. Jah, selle tõi ju ka välja Oliver Loode oma ettekandes, et Mulgimaa roll selles soome-ugri liikumises võiks ju olla ka see kultuuripärandi ja ettevõtluse sidumine. Aga Arvo Maling, mis võiks sinu arvates olla see mulgikultuuri element, mis võiks olla UNESCO pärandi nimekirjas? Ma juba ütlesin, et Tšaga võiks olla, et see ravim ja need asjad, et mulle tegelikult, ma mõtlesin, et mis jutt see on, et kuidas lennuk lendab ja kuidas seda lennukit juhitakse ja siis tegelikult see oli nii põnev lõpuks ja tegelikult ma mõtlesin selle haridusjutu peale või tegelikult ma mõtlesin juba laua juures seda, et tegelikult mulle nagu inspireeris see, et 3 pilooti tulid kokku ja tegid Lennuakadeemia. Et miks me ei võiks siis täna tulla kokku ja ütelda, et teeme täna mulgikeelse kooli ja ettevõtluskallakuga niimoodi, et selles mõttes et see võiks olla nagu raamist välja mõtlemine, et mitte mõelda selle peale, et kus me raha saame ja kus me õpetajad saame ja mis meil veel kõik sinna vaja on, vaid et see võib-olla oleks üks pääsetee, ütleme, sellel mulgikeelel. Aga see on täiesti võimalik, kui juba ise näitad eeskuju. Mina täiendaks, et kõigepealt selle Arvo mõttel on tegelikult sisu taga, see Tšaga teema laiemalt. Ma ei mõtle ettevõtet kui Tšaga, vaid tegelikult just meditsiiniseened. Et kui me vaatame, mis maailmas toimub, et meil on ühtepidi ju tervisekriis ja kogu farmaatsiatööstus täna ju otsib lahendusi. Kuidas leida selliseid looduslikke molekule, millest teha ravimeid. Ja soome-ugri rahvastel on kogu see ju seente maailm, ravimtaimede maailm. Kõik see on olemas ja meil on puhas loodus, mis on väga suur trump. Et seened ise tõmbavad ju kõike jama sisse, radioaktiivsust ja pestitsiide ja
kõike seda, et seda Hiinas kasvatada on keeruline, aga meie puhtas looduses on super ja ma arvan, et just sinna esivanemate tarkusele panna teadus juurde, et meil on Polly on ka ju olemas siin, on ju. Polly on natuke nagu sisustamata veel, et sinna tegelikult selles mõttes sisustamata, et arvestades, milline kihvt koht ja seadmed ja kõik see park, et sinna kogu seda teaduse poolt võiks juurde tuua veel. Just ma mõtlen inimeste näol, et vaadates, ütleme, ma arvan, et me kasutame Pollist täna võib-olla 5% Polly potentsiaalist ära, on ju, heal juhul. Ja. Aga ma ei mõelnud ka, et konkreetselt Saga Helsi, nagu ma mõtlesin ikkagi tegelikult seda nõiarohtu, mida võib-olla 100 aastat või 160 aastat tagasi hakati uurima ja et kuidas seda Eestimaa või ütleme Mulgimaal on kasutatud, et see ju ka tegelikult ütleme niisugune sinu enda lugu, ütleme, ja seal, et neid lugusid kindlasti leiab veelgi, et see võiks tõesti olla ka üks niisugune pärandi koht. Aga et siis mulgikeelne ettevõtluskool? Väga tore, ma olen kindel, et need arutelud, et mis see konkreetne element siis võiks olla, mis välja käiakse, need jätkuvad Mulgimaal, et palju häid ideid on täna siit lavalt juba kõlanud ja ma tänan teid kõiki selle vestluse eest ja head külalised, meie õhtu siin jätkub. Teile ma ütlen aitäh. Ja nüüd hakkab kätte jõudma see aeg, kus ka mina ütlen teile aitäh, sellepärast, et meie konverentsi osa täna siin on lõppemas. Me kuulsime täna väga mitut eriteemalist ettekannet. Päeva alguses esines meile Helir-Valdo Seeder ja rääkis Mulgi Kultuuriinstituudi saamisloost ja sellest, millised väljakutsed Mulgi keelt ja kultuuri ja Mulgi Kultuuriinstituuti täna ees ootavad. Mart Lubi kõneles meile sellest, mis teeb ühe paiga eripäraseks ja kuidas ideedest saavad hea tahtmise juures suured ettevõtmised. Ta tõi meile juhtimise õppetunde lennundusest. Siim Kabrits rääkis meile sellest, mida on Mulgimaal maailmale anda ja leidis, et see võiks olla just looduslähedane toodang, mis on levinud ka kogu soome-ugri maailmas. Alli Laande kõneles meile sellest, kuidas Mulgi keelt ja kultuuri uuele põlvkonnale edasi anda. Leelo Viita rääkis üleilmse UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistu olemusest ja võimalustest ning millisel moel võiks sinna tulevikus kuuluda ka mõni Mulgi vaimse kultuuripärandi ilming. Ave Grenberg võttis kokku kultuuripealine aasta korraldusliku poole. Ja Oliver Loode rääkis, et Mulgi idee soome-ugri liikumises võiks olla pärandkultuuri ja ettevõtluse vahel